Tere päevast kõigile! Tänan kutse eest Manchester. Eestisse. I'm a Tore on siin hematologist and I olla. run a bone marrow transplant Tulin unit. Manchesterist, And I wanted olen to hematoloog a little bit about the work that we do ja tahan teile tutvustada moving tööd, from mida transplant where we me use a teeme. donor Liigume transplant where we use the patient's own siirikmeditsiinist, blood mis stem on cells, where doonoripõhine, we have put a gene into teraapiaviisideni, kus kasutame patsiendi them, enese and a little bit about vererakkusid. our work. So I'm going to talk about Nii et gene tahan teile therapy tutvustada for meie tööd. blood diseases, work that we've Räägin done in Manchester and work that we've done elsewhere. Some harvikhaiguste of the talk geeniteraapiast is scientific, Manchesteris ja mujal and I hope tehtud that I tööst. can make this Osa minu ettekande sisu on understandable to küllaltki everybody. teaduslik. Loodan, et mul So, õnnestub seda kõigile This mõistetavalt is the mountain selgitada. that we have to climb together. So my Siin son did on these mägi, mis meie slides. kõigi ees So ühiselt seisab. we Minu are poeg here at the koostas need bottom of the slaidid. mountain. Not quite at the bottom because Seisame we have some mäejalamil, So we mitte have päris oru stem cell põhjas, sest transplant mõningaid raviviise juba on. for immune deficiency, Meil on metabolic disease and rare tüviraku hematology disease. And we siirdamine want to climb the mountain, mitmete and we're haruldaste just haiguste beginning jaoks. to get to here, Kuid meie where eesmärk we on have new clinical pääseda trials mäetippu. for gene Praegu therapy. ootavad meid We have uued some kliinilised licensed products. So uuringud. when we look at this journey that we have to Meil on do mõningad together, we have litsentseeritud patient tooted. need, and then we Uurime, have mida vajavad work patsiendid in the labs. Then we have some ning clinical töötame trials, and I'm going to laborites. talk about some of our Viime trials läbi in Manchester, kliinilisi where uuringuid we ja ma bring kids tutvustan from teile over ka the world, mõningaid including Manchesteris Estonia. tehtud And thank you uuringuid, so much for kuhu sending tulevad your kokku lapsed üle kogu patients to maailma, us. sealhulgas And Eestist. then eventually we Tänan teid move väga, et from oma clinical lapsed meie trial hoolde ulatate. to licensed products so Ning that the work we viimaks have done becomes like a ning drug räägin ka that's available and that you sellest, can use like any mida medicine. oleme teinud, et meie ravimitest But saaksid that's not where we litsentsitud want to tooted, end mida up. oleks We want võimalik to end up here, ravis where we üldiselt have treatments kasutada. for all of these Aga meie diseases, lõplik not just a eesmärk few of them, on mäetipp, that it's kus meil on affordable to kõigile health services. So harvikhaigustele that video talked raviviisid, about mitte ainult costs, osadele, and these new medicines have kus too need much oleks cost at the moment. But we also want kättesaadavad. to make them Praegused safer. uued And so ravimid on some of the things I'm ülimalt going to talk kallid. about are here. Loodame, et see We läheb want alla. treatments Tahame for all ka, et diseases. uued ravimid We oleks want treatments that are affordable ohutumad. with no risk. So we don't Nii want our et treatments to soovime cause cancer. ravimeid, We don't mis want our on treatments to cause virus ohutud, infection. And we ei don't want to põhjusta have to do viirusinfektsiooni transplant ega anymore. vähki So at the ja mis moment oleks when I'm soodsad. doing Ja treatment, for soovime example, vältida for a little boy siirdamise from vajadust. Estonia, I have to Nii et give him näiteks kui chemotherapy praegu to get tuleb rid of väike his poiss bone marrow so that I Eestist, can put in siis blood pean stem esmalt cells that have alustama been changed with the kemoteraapiaga, gene. et Now, actually, I don't want to have to do saaksime chemotherapy tema to children. luuõdi And välja so in the vahetada. future, Ja we see want aga to be on able to ränk do these ja treatments eesmärk without on having to do a tulevikus bone marrow transplant. So I'm going to make all of that tulevikus clear. ravida This is where we want to lapsi, end, ilma et in a peaksime world where the neile treatment is luuõdi safe siirdama. for all diseases with Niisiis, no risk. eesmärk on So I am going to ohutud talk now ravimid scientifically a kõigile, little bit kõigile for the haigustele. treatment of rare or common, but genetic disease. And I'm going to give some Alustan examples of geneetiliste how we add the gene. haiguste So if you've got ravist a mutation rääkimisest. in a Toon gene, näiteid. then we can Esmalt, put the kui meil gene on in geen, using milles a on virus, mutatsioon, and that's called gene siis saame addition. If you have a viirust mutation kasutades geeni that's in lisada. the gene, you See can on siis geeni edit it to lisamise correct tehnika. it. So instead of putting a new copy Inimese of the geeni gene on in, võimalik ka you can redigeerida. edit and correct Sel the juhul copy me of the mitte ei gene lisa that you have. geeni, vaid And I'm going to redigeerime talk about in olemasoleva vivo gene geeni ja therapies, lisame uue where koopia. we do the treatment in the body, or ex vivo, which is where we take Ja the me cells räägime out ka from the in body, vivo ehk kehas toimuvast change ravist them, ja and then ex vivo put them ravist, back in. mille puhul võtame materjali So kehast these are välja, some of the blood redigeerime diseases seda I'm going to ja talk about. I'm going paneme to talk mainly muudetud about metabolic disease, geenimaterjali but tagasi there are kehasse. blood diseases Räägin peamiselt where the cell is ainevahetushaigustest, affected and blood kuid diseases leidub ka where the proteins are affected by verehaigusi, chemotherapy. mis on kas raku või And valgu our future tasemel. will end where we can do this without chemotherapy, which is what I've called Tulevikus non-genotoxic loodame conditioning, jõuda nii where we kaugele, can kus put me the genes into the peame, brain, which is very difficult, as kus you me ei saw pea in that first kasutama video.
kemoteraapiat And ehk siis importantly, saame I can see you läbi have some mittegenotoksilise politicians that like it. ettevalmistusega This affects regulation, ning just like lisaks any peame medicine. poliitikute And this is where osalusel the tegema costs come in. tööd So gene addiction. seadusandlusega ja So this regulatiivse is keskkonnaga where we take ja a selles gene and aspektis put it räägime ka into a cell. kuludest. So you can see here Aga that we take a gene kui and võtta add geen ja it to a sisestada see cell. rakku, So if you have a copy nagu of the siin gene näha, that is not working, we can use a võtame geeni ja viral sisestame vector selle and rakku. put that gene Kui meil on into a geen, cell. mis And ei we tööta, can do it siis in saame two ways. We viirusvektori can use abil a uue lentiviral vector, variandi or we rakku can use an sisestada. adenovirus like in the video. Võime And I'm kasutada going to näiteks talk mainly about lentiviirusvektorit või viral vectors adenoviirusvektorit. that are Minu lentiviral ettekanne vectors. käsitleb And we can peamiselt do it in two ways. We lentiviirusvektoreid. can do it ex vivo or in Seda on vivo. võimalik When we teha do it kahel in viisil, vivo, kas we ex vivo directly või in inject vivo. the virus In into the vivo bloodstream. puhul And that's like SMA and the like. süstime And viiruse usually that's otse an verre. AAV vector. So you have to put a lot of Harilikult vector in. siis It goes into the adenoassotsieerunud bloodstream and finds viiruse its place in vahendusel. the tissue. What we do Seda mainly tuleb with blood süstida verre diseases suures is koguses we ja siis see take the leiab oma patient's blood koha stem cells out of the body. rakkudes. Ex vivo We put the lähenemise gene puhul in võtame out of the body. patsiendi The tüvirakud gene is tema then in the kehast, cells, and we then put the cells sisestame back into the sinna body. geeni So if we look at our viirusvektori little abil Estonian boy that you've ja sent to Manchester, sisestame first of all, muudetud we took his blood stem cells a few rakumaterjali months ago. uuesti kehasse. We've then in the Väikese laboratory Eesti put the poisi stem puhul võtsime cells, temalt we've mõni kuu tagasi corrected the stem cells by tüvirakud. putting the gene in, and Me then we've töötlesime now done neid, a me transplant of it sisestasime back in neisse Manchester, and he is doing laboris very well. vajaliku So geeni we're going to ja talk about siirdasime selle retrovirus uuesti first. lapsele Now, endale. retrovirus is HIV. Käsitlegem esmalt We know that HIV retroviirust. is a virus that can cause problems. Siia And if we look at HIV, this is how it hulka, works. So siin vaatleme if you have inimimmuunpuudulikkus yeah, viirust, so what happens is the HIV-d. virus goes into your cells. HIV The korral, virus HIV-sse nakatudes RNA viirus goes siseneb into your rakku, DNA. So what I'm viiruse showing RNA here is the virus infecting the ühineb cell, sinu and DNA-ga. the Siin on virus näidatud see, genetic kuidas material, viirus nakatab rakku ja RNA, viiruse and then into DNA, geneetiline then materjal goes into your DNA. So that's a very nice model. What the virus ühineb wants sinu to do raku is to DNA-ga. use your Viiruse cell to eesmärk make on it. So its DNA goes into you, kasutada and then the DNA of sinu the virus, rakkusid like you, ise is then made. Do paljunemiseks. you follow that? But what it does is it puts its DNA, so its See genes, into your genes. sisestab So when we enese looked at geenid this sinu over the last omadesse. 20 years, it's a nice model Viimase for putting 20 aasta genes, jooksul oleme the viral leidnud, genes, into a et patient. So what we've selle done basically with mudeli HIV alusel saame ka ise virus technology is viiruse we geene have made a patsientidele synthetic siirdada. HIV. So we've made an artificial Meie HIV in the oleme lab välja so that töötanud instead of justkui putting the kunstliku HIV genes HIV into the patient, viiruse, it puts the kus gene that we HIV want into the viiruse patient. And it's actually quite patsiendi simple. sisestamise So asemel here's the virus going into siirdame you, and patsiendile down at the meie bottom is the soovitud virus structure. geenid. So what we Ja do in the all on lab näidatud viiruse is struktuuri instead of having HIV, laboris. we give what we call HIV plasmids viiruse here, asemel 1, 2, 3, 4. And each one of those on siin plasmids näidatud makes a bit of the plasmiidid HIV, like the cell wall, ja like the envelope, iga plasmiid or like the DNA. kannab And so we endas make infot in osa the cell viiruse an kohta. artificial, which has the wall, it has the particles. Saame viia rakuplasmiidid, mis kodeerivad näiteks raku seina ja teisi osi, kuid mis ei kanna viiruse haigust. Eesti poisi puhul, Eesti poiss muide on olnud väga tore ja meeldiv, tema ema on olnud suurepärane kaastöötaja. Selle poisi puhul tal puudub üks palk. Me võtsime tema vere tüvirakud ning töötasime välja kunstliku HIV sarnase
viiruse, mis kannab vajaliku ensüümi kodeerimise materjali. Et me võtame uue geeni ja sisestame selle lapse DNA-sse. See aga võib kaasa tuua geeni muteerumise, millega võib kaasneda vähk. Me alustasime sellist geeniteraapiat 2000. aastate alguses. Ja juhtus, et uue materjali sisestamise tulemusena võis geen muteeruda ja tekkida võis verevähk. Ilmselgelt ei ole see soovitav ja oleme aastakümnete jooksul süsteemi muutnud, et vähiriski vältida. HIV puhul on võimas promootor, mis mõjutab uute geenide ekspressiooni. Viiruse eesmärk on, et tema toodu uusi geene hakataks tootma. See võimas promootor hakkab edendama enda kõrval olevate geenide ekspressiooni ja see võib viia vähi avaldumiseni. Viimastel aastatel oleme jõudnud selleni, et eemaldame need võimsad promootorid ja see omakorda vähendab vähiohtu. Ma usun, et meie Eesti poisi puhul ja teiste Manchesteris ravi saavate laste puhul on vähirisk nüüd märgatavalt madalam. Kui rääkida verehaigustest, siis mina olen teinud läbi palju siirdamisi verehaigustega lastele ja immuunhaigustega lastele. Kui oled minu patsient, siis on sinu vere tüvirakkudes mutatsioon. Kui ma teen sulle siirdamise doonorit, kelle veri toimib normaalselt, siis hakkab ka lapse keha vererakkusid normaalselt tootma. Selles protsessis on aga arvukalt riske. Peame leidma doonori, peame lapsele kemoteraapiat tegema. Kuid geeniteraapia puhul jätame välja doonori etapi ja kasutame lapse enese tüvirakkusid. See on ohutum. Immuunsupressiooni ei tule teostada. Ja me saame kasutada geeniteraapiat kõigi selliste haiguste puhul, mille puhul laps ei saa toota normaalset verekoostist või immuunsüsteem ei tööta õigesti. Kui patsiendi mutatsioon muudab geeni üliaktiivseks, siis ei ole mõtet sama geeni ekstra koopiat lisada, kuna geeni toime on niigi üliaktiivne. Maailmas on hulgaliselt uuringuid, sealhulgas Ühendkuningriigis ja Ühendriikides, mis kasutavad meetodit, mille võrdlust näitab siin. Siin näete, et viiruspromootor on eemaldatud. Jätan selle slaidi vahele. Ja näete, et ka teiste immuunhaiguste jaoks on kliinilised uuringud tulemas. Jätkan ainevahetushaigustega. Sellised haigused on harva esinevad, kuid kui kõik kokku võtta, on neid
kannatab nende all küllaltki palju allogenic inimesi. transplant. So this is what we've done in the past. Rääkisin So allogeensest I use a allogeensest donor. So if I'm a siirdamisest. child with lysosomal storage Ja disease, see on I'm missing an mineviku enzyme meetod, kus kasutasime in all the doonorit. cells of my body. So I use a Kui donor, olen so I do a bone marrow sellise transplant. haigusega I laps, give siis kõik mu chemotherapy, I rakud get rid of my bone marrow, on I ilma find my mingi donor, vajaliku and I do a ensüümita. bone marrow transplant using Meie her stem otsime cells. So doonori you've sent ja me over the years siirdame several lapsele children from tema Estonia for a transplant like tüvirakkusid. this. So we get rid of their bone marrow, we put a new bone marrow in Me where the donor can make the enzyme, and then what happens is these are the kustutame donor blood lapse stem cells enese that you can see here, luuüdi the ja donor asendame blood cells. selle doonori And omaga. because they're healthy, they make the enzyme. And because they're blood, they go everywhere in the body. And so the new blood from my donor makes the enzyme Doonorilt and saadud takes it all around the body and uus gives the enzyme to veri the on patient võimeline cells. seda Do you follow ensüümi that? tootma And so ja for kuna see many years, ringleb we've been kehas, doing this type siis of jõuab transplant see in Manchester. patsiendi kehas So we kõikjale. use the blood of Nüüd the oleme new Manchesteris juba donor to mitu give the aastat enzyme that seda the patient tüüpi is missing all around ravi the body. And it läbi works viinud. quite nicely Kogu patsiendi keha in many hakkab siis diseases. vajalikku And you can see ensüümi here tootma ja that see aitab before the paljude transplant, haiguste in vastu. red, there's no enzyme because the patient can't make enzyme. After the transplant, Enne you ravi can see ei suuda lots of patsiendi enzyme in enese the blood, keha and ensüümi the toota. enzyme is coming from the donor. So Kui me here, aga luuüdi no asendame, transplant, siis no enzyme before the doonormaterjali transplant, lots of põhjal enzyme after the transplant, and the enzyme then breaks down the stuff that's in tekib black, lapse which is what kehas it should do. hulgaliselt vajalikku Before ensüümi, the mis transplant, omakorda no lagundab enzyme, and liigset so the ainet. child has lots of what we call substrate. See After the tähendab, transplant, the blood et gives the enzyme, pärast and the buildup of siirdamist this substrate comes down. suudab This is an veri important ise thing seda that we ensüümi published toota. many years ago. See on üks oluline If töö, we mille look at children avaldasime palju aastaid after a tagasi. bone marrow transplant, Kui vaatame we lapsi see pärast that the luuüdi children siirdamist, that have siis had näeme, a donor that is outside the family do better et kui than if they've got a lastel, kelle carrier doonor oli sibling donor. väljastpoolt So if I've nende got two donors, perekonda, läks one paremini. of whom is an unrelated donor, Kui meil on she kaks is not a doonorit, üks on carrier, see, kes and ei ole lapse her sugulane, blood gives more enzyme siis than the sister tema veres because on the sister is a carrier. vajalikke ensüüme rohkem. And that's an Kui me important siirdame observation. If luuüdi this patsiendi child does õelt, better siis than temal võib if olla this donor does better than vähem this donor, ensüüme. then maybe when we come to gene therapy, we can use, Kuna doonorid instead of putting ei one ole or võrdsed, two copies of the gene in, we can put siis extra copies in and geeniteraapias we can deliver more saame, enzyme. And that's one of saame the reasons seda that probleemi gene therapy lahendada, works better in lisades metabolic rohkem diseases. erinevaid So koopiaid we've ühest ja samast just done a geenist. trial in MPS 3A. So this is a Tegime lysosomal just, storage disease. And when we do a Tegime just normal kliinilise transplant in this uuringu disease, it does not work MCA-ga. because the blood doesn't give enough enzyme. So we can do the Tegu transplant, on we can get the donor cells to haigusega, work, kus but the patient doesn't get veres better ei because toodeta the new piisavalt blood isn't ensüümi. giving any enzyme. And Ja so the tihtipeale on children seal have probleem a see, et terrible ka uus disease. veri ei tooda They piisavalt develop ensüümi. normally to begin with. See on kohutav haigus. So at the age of Alguses 2, they're gaining arenevad skills, lapsed then they normaalselt plateau, kuni 2 aasta stop vanuseni, gaining skills, and then they lose arenevad skills. So normaalselt, that is the õpivad uusi natural oskusi, history of siis nad MPS 3A. jõuavad platoole ja Kids hakkavad get better, neid oskusi kids ära are unustama. normal development, then they Niimoodi stop see tihtipeale learning, läheb. and then they regress. Kõigepealt And on lapse during this areng plateau normaalne, phase, the siis ei kids õpi ta enam stop midagi ja sleeping, lõpuks are very hakkavad excited, oskused and then kaduma. during this phase, they lose skills and then die early in their teens. Tavaliselt And there is surevad no nad treatment for this enneaegselt disease. teismeeas. But Selle what we haiguse know is that bone marrow vastu ei ole praegu ravi. transplant can help similar diseases. Me teame, What we know is et that the siirdamine võib enzyme sarnaste dose is haiguste puhul important. aidata. And so our Teame, hypothesis et oluline was, on ensüümi annus. if we can do the transplant using a gene therapy Kui approach, we can me give saame more enzyme. siirdada And if we can give geeniteraapia abil, more enzyme, saame me then we can siirdada make it rohkem better. ensüüme. And so this is Ja our mida rohkem ensüüme, results. seda parem on ravi. Ja They siin look näete complicated, tulemusi. but they're not. So if you look Nad at näevad where I'm keerulised pointing välja, aga here, tegelikult this ei is ole. the enzyme level in the blood. And Näete, this siin in on green vere at the bottom ensüümi is the tase normal enzyme ning level in the blood. rohelisega on And tähistatud this vere is what a normaalne ensüümi transplant tase. from a normal donor can deliver.
Seda võib, sellise tulemuse võib anda normaalse doonori piiratud ensüümid. Näete, et pärast geeniteraapiat oli veres 1000 korda rohkem ensüüme kui pärast tavapärast siirtamist. Me paneme geeni ekstrakoopia patsiendile ja samuti oleme käivitanud nende geenide avaldumise. Nii jõuab ensüüm aiu. Ja mis kõige olulisem, oleme seda nüüd teinud 5 lapsega, 3 Saksamaalt, 1 Hongkongist ja 1 Austraaliast. Ja näeme, et esimeses uuringus arenesid lapsed normaalselt ja neil ei tekkinud platood. 4 lapsel 5 on nüüd 3 aastat pärast siirtamist normaalne areng. Nad on õppinud rääkima, nad mängivad keerukaid mänge. Seega oleme muutnud haiguse kulgu. Oleme teinud seda seni 5 lapsel. Tegu on väga kuluka uuringuga, osaliselt just sellepärast, et see on nii haruldane haigus. Me peame lapsed lennutama Manchesteri, nad peavad seal elama, vanemad ise ei pea midagi maksma, nii et see on väga kallis. Just see muudab geeniteraapia kalliks. Kui sellesse on kaasatud ravimifirmad, siis peavad nad ravimiuuringusse väga palju investeerima. Tavaliselt on meil rohkem lapsi, selles oli ainult 5 last. Meie järgmine eesmärk on teha uuring, kus on 30-40 last ja kus uuringud viiakse läbi paljudes keskustes Manchesteris, Milanos ja mujal. Ja lõpuks tahame selle teraapia litsenseerida nagu ravimi. See on väga kallis teraapia. Ravimifirmad tahavad muidugi oma raha tagasi, nii et tegu saab olema väga kuluka teraapiaga. See teeb asja väga keeruliseks. Mina tahaksin ravida lapsi, kes elavad kõikjal üle kogu maailma, kuid see teraapia on lihtsalt nii kallis. MPS 1 puhul saab teha täpselt sama. See on sellel väikesel poisil, kelle teie Manchesteris läksite. Me saame ensüümi taset oluliselt tõsta. Siin näete normaalset ensüümitaset. See peaks lapse seisukorda parandama. Ja näete, et pärast geeniteraapiat on ka lapse kasvukiirus suurem. Geeniteraapia abil saame ravi tõhustada. Ravi on ühest küljest turvalisem ja ohutum, kuid teisest küljest ka palju tõhusam võrreldes tavalise siirdumisega. Tegu on väga, meie esialgne uuring oli selline väike eeluuring ja sellele järgneb siis selline suurem ja laiaulatuslik uuring. Ja selle raames saadeti ka teie patsient Manchesteri. Meie eesmärk on see, et kõik lapsed, kellel on MPS 1, tulevad geeniteraapiasse, mitte ei saa tavalist siirdamisravi. Geeniteraapia on aga kallis. See on meie kõigi probleem. See ei puuduta ainult arste ja patsiente ja nende perekondi, vaid ka valitsusi. Manchesteris maksab tavaline siirdamine 100 000 €, kuid geeniteraapia üle 1 000 000 €. Kas riigid saavad seda endale lubada? Tegu on nii poliitilise kui teadusliku küsimusega. Geeniteraapia on parem, tõhusam ja ohutum, kuid ka palju kulukam. Manchesteris on meil ka kliiniline uuring MPS 2 raviks. Samuti on meil ravi MPS 3 ja 4 jaoks.
muutsime Manchesteris viirusvektorit. Eesmärk on anda ajule rohkem ja rohkem ensüüme. Kui ma sulle endale oma lüüdi siirdan, siis toodavad minu vererakud ensüüme, mis lähevad sinu aiu. And so what we've done is to put a piece of protein called ApoE2. Et see protsess oleks tõhusam, oleme lisanud sinna ühe valgu, mis viib selle ensüümi rutem aiu ja see kiirendab ensüümide tootmist ajus ja viib need kiiremini üle kogukeha laiali. Ainevahetushaiguste puhul on oluline silmas pidada, et me oleme nüüd 50 ja 60 aastat teinud luuüdi siirdamist, me teame, kuidas see toimib. See, mida me nüüdseks teame, on see, et luuüdi või siiratud luuüdi võib ensüüme üle kogu keha levitada. Samas saame nüüd siirdada patsiendile tema enda geneetiliselt muundatud rakke, mis on veel parem. Me saame seda teha paljude eri geenidega. Me saame teha seda näiteks hemofiilia puhul. Me saame vere tüvirakkudesse panna erinevaid geene. See on ohutum ja see on tõhusam kui tavaline luuüdi siirdamine. Vestlesin siin oma kolleegidega ja kui ma ütlesin, et teie väikesel poisil läheb hästi, siis ma pidasin selle all silmas, et see protseduur on palju lihtsam kui luuüdi siirdamine. Tavalise siirdamise puhul võib esineda vastureaktsioon, patsiendi enda rakud tõrjuvad siirdatud rakud ära, kuid geeniteraapia puhul seda ohtu ei ole. Rääkisin sellest protsessist. Ma tahaksin rõhutada, et kõige olulisemad on patsiendid ja nende vajadused. Meil on vaja iga haiguse puhul viia läbi erinevad uuringud. Me peame alustama alati väikesest uuringust ja siis viima läbi üha suuremaid ja suuremaid. Kui me teeme geeniteraapiat LMD puhul näiteks, siis sellest on abi. Tegu on väga raske haigusega, mis toob kaasa enneaegset surma, raske neuroloogilise haigusega ja geeniteraapia abil saavad need lapsed elada täisväärtuslikku elu. Ka sellel puhul siirdame me patsiendile tema enda muundatud tüvirakke. Üleval näete, mis juhtub nende seda haigust põdevate lastega, kellel ei ole geeniteraapiat tehtud, nad surevad tavaliselt enne 5. eluaastat ja all näete, mis juhtub siis, kui lapsed saavad geeniteraapiat. See teraapia on praegu ravimina registreeritud. Ühendkuningriigis kasutame me seda, et see on väga kallis ja maksab mitu miljonit eurot patsiendi kohta. Ravimifirmad, kes on selle ravimi välja töötanud, tahavad oma raha tagasi saada. See on aga riigi jaoks probleem. Harvikhaiguste olukorra teebki väga keeruliseks see, et harvikhaiguseid on väga palju erinevaid ja neid saab geeniteraapia abil ravida, kuid see on väga kulukas. Kõik ravimiettevõtted arvavad, et nemad peavad kasumit teenima. Ma leian, et tulevikku silmas pidades ei tohiks see olla kehtiv mudel.
kui ravimifirma meie eest kliinilisi uuringu teeb, siis sellepärast, et nemad saavad seda lubada, aga meie oma laboris ei saa. Arstid, patsientide perekonnad peavad seda mudelit muutma, et geneetiline teraapia oleks tulevikus taskukohasem. Siin näete geeni redigeerimist, see on pisut teistsugune geeniteraapia vorm, enne rääkisin ma geeni lisamisest, aga siin on tegu geeni redigeerimisega. Kõige parem näide selle kohta on erinevad verehaigused, mida saab selle abil ravida. Me redigeerime rakku, mis ei suuda piisavalt hemoglobiini toota ja paneme selle inimese kehasse tagasi. Ka siin on aga probleem maksumuses, see on väga kõrge. Me oleme seda ravi kasutanud mitmendal patsientidel, kuid see on väga-väga kulukas. Meie tulemused on suurepärased. Me suudame geeniteraapia abil paljud lapsed terveks ravida või nende elu palju paremaks muuta. Tulevikus teeb see paljude laste ja nende perekondade elu palju paremaks. See on asja positiivne külg. Negatiivne on aga see, et ehkki meil on väga palju lubavad andmed ja me teame, et me saame inimeste elu paremaks teha, ei ole geeniteraapia veel laialdaselt kasutusel. Peamiselt on põhjuseks siin teraapia väljatöötamise kulukus ja regulatiivsed raskused. Paljud eurooplased, meie kahjuks ei ole enam Euroopa Liidus, teil veab, te ei olete Euroopa Liidus, aga paljud inimesed Euroopa Liidus püüavad muuta kliiniliste uuringute läbiviimist, nii et selleks ei oleks enam vaja ravimifirmade abi. Me tahaksime teha selle protsessi patsientide, arstide või valitsuste jaoks lihtsamaks, nii et me saaksime pakkuda geeniteraapiat kõikidele patsientidele ja väiksema kuluga. Samas peame silmas pidama ka seda, et tegu peab olema ohutu teraapiaga. Me peame viima läbi kliinilisi katseid ja kliinilisi katseid peab olema lihtsam läbi viia. Soovin teid tänada. Aitäh, et mind Tallinnasse kutsusite. Mul on rõõm siin olla. Teiseks on mul hea meel olnud võtta Eesti patsiente Manchesteris vastu võtta juba palju aastaid, enne siis luuüdi siirdamiseks ja nüüd geneetiliseks teraapiaks. Ma usun, et geneetiline teraapia muudab meditsiini tulevikku. Kuid lisaks kõigile tehnilistele üksikasjadele keskendume me ka sellele, kuidas võimalikult palju patsiente saaks sellest teraapiast kasu lõigata. Ma loodan, et tulevikus saame me läbi viia palju kliinilisi uuringuid ja ma loodan, et saame seda teraapiat pakkuda võimalikult paljudele inimestele. Aitäh, et mind kutsusite. Maybe there is a question. Kas keegi on nii julge või teadlik ja tahab küsida? Üks hetk, ärge minge veel, võib-olla on küsimusi. Praegu on teie võimalus. Okay, it's in English. Yeah, we give you a microphone so you can be a... Palun, siin on mikrofon. Mulle meeldis teie viimane slaid, mis puudutas MTÜ-de tegevust. Kas UK-s on midagi sellist juba olemas? Ma tean, et Euroopas, sealhulgas Itaalias, oli heategevuslik organisatsioon, mis tegeles millegi sellisega, oma rahastatud geeniteraapia edendamisega. See oli
See teraapiaviis oli ühe ettevõtte poolt rahastatud, kuid ettevõte kavatses lõpetada selle turustamise või sellega töötamise. Ja MTÜ võttis üle. Aga ma ei tea, kas teie oskate sellest lähemalt rääkida? With our regulatory authority, which is called the MHRA, Milan with the EMA, but not just taking back, but the example that you've given is a very important one. See näide, mille te tõite, on oluline ja vajalik. Ravim töötati välja ja kuigi tegu oli meie patsientide ja meie töö najal tehtud tootega, otsustas selle tuleviku üle firma õnnetuseks majanduslikel kaalutlustel. Ja antud juhul otsustas ettevõte mitte ravimit turustama hakata. Ja meie küsimus on siis, kas keegi teine saab turustamisloa üle võtta. Ja me peame saama teha seda samal viisil, ilma riskideta, kuid nii, et lõplikku otsust ei langeta mitte ettevõte, vaid näiteks mõni ülikool või riiklik amet. Meie küsimus on, et kas me saaksime samamoodi teha hulga erinevate haigustega. Ma loodan küll ja ma loodan, et lähematel aastatel saame pakkuda geeniteraapiat harvikhaiguste jaoks paljudele erinevatele haigustele. Me ei räägi siin sirpraku tõvest, millel on hulgaliselt põdejaid, vaid haruldastest haigustest nagu mukopolüsaharidoos, mille pealt on eraettevõttel raske piisavalt raha teenida. Tulususe jaoks peab ravim olema patsiendi nappuse tõttu kallis, aga meie tööd ja ka meie tööd Manchesteris mõjutavad need probleemid. Meil on 3 või 4 toodet, mille litsentsid oleme üle andnud ettevõtetele, et nad teeksid läbi uuringud, kuid kuna see ei ole tulus, ei tegele ettevõtted nende uuringutega. Ja kuid meie oleme oma otsuseõiguse vastavate toodete suhtes üle andnud ega saa enam tegevust jätkata. Lõppeks firmad kasutavad toodete väljatöötamiseks investeeringuid, kuid investeeringuid ei tule, kui investorid ei usu nende tulususse. Ja me kõik oleme muutuste edendajad. Tänan vastuse eest. Ka seinal on küsimusi, aga kõigile neile ei ole ajapuudusel kahjuks võimalik vastata. Võtame ehk käsile esimese. Ma ei saa kahjuks vastata, ka mitte mina. Nii et ütleme lihtsalt tänan ja teid ootab aplaus. Suur tänu!